räägime natukene süsta jalapuudest. Et kajakid tulevad tehasest tavalise standardlahendustega, mis on väga okei kasutatavad, aga alati on asju, mida saab paremaks muuta. Ja mina olen siin aastate jooksul alati kõik oma paadid proovinud teha enda järgi paremaks, et need tehase seaded natukene on minu jaoks liiga ebamugavad. Ja eelkõige on see vahe või siis erinevus tuleb välja just kurvi sõites, et kuidas see tüür töötab, kas sa pead jubedalt vajutama, et paat pööraks või sa saad seda asja nagu kiiremini ja lihtsamini lahendada. Et ma lihtsalt natukene räägin sellest, kuidas mina olen endale asju ringi teinud ja miks just nii. Et see, mis siit nüüd see jutt tuleb, see kindlasti ei ole absoluutne mingi tõde. Et siin on võib-olla lihtsalt mõned mõtted teile, et täna on võhanduni jäänud 10 päeva, et võib-olla jõuate ka enda paati natukene järgi aidata. Et siin laua peal mul on hunnik tüüre, mida ma siis kas olen ise välja võtnud paatidest, mis on alles jäänud või mida ma siis ise kasutan. Et klassikaline versioon. Ma siis räägin täna tüüriga jalapuudest, mitte nendest, kus sa lihtsalt toetad, eks ju. Et see, kes tüürib paati. Et klassikaline variant, alumine pedaal on fikseeritud, ülemine liigub, samamoodi teise tootja oma, idee on sama, eks. Veel kolmas variant on siuke, kus on keskmise võlli küljes, pedaal fikseeritud ja kogu see süsteem liigub. See on siis lukustab ära siia. Siis on selline variant, kus see siin on seina küljes ja see sisemine asi siin liigub sees, siis alumiiniumrelts, eks ju. Siis on siuke vähe sportlikum versioon, kus sa saad ka kogu oma jalad peale toetada. Tüürimine käib siis päkkadega, see on siis nii-öelda surski stiilis ja siin on ka veel olemas inglise keeles öeldakse pull bar, et paned siit jalad alt läbi, et sa saad jalgadega nii suruda kui ka tõmmata paati. Ja veel üks imevigur, mida võib-olla palju pole näinud, et seda kasutatakse tegelikult sportpaatides. Minu jaoks võhandul on see ülitüllikas, ehk sul on siis nagu see pulg jookseb siini sees, toetad jalad vastu siia plaati ja siis varvastega keerad seda paati. Aga see on nagu väga okei, kui sul on vaja otse sõita sprinti, aga kui sul on vaja keerata võhandul kogu aeg, siis siin olen kuulnud, mõned on endale varbale maratoni lõpuks augu sisse kulutanud, sest see on lihtsalt nii karm töö. Aga siis üldiselt tüürimise loogika või üldse sõiduloogika on see, et see jõud, mis sa sinna paati paned, see suuresti algab pihta su jalgade tööst. Ja võtame näiteks, need on siin ühed nagu enamlevinevad variandid. Ja näiteks selle tüüri puhul konkreetselt või jalapuude puhul, mis mulle nagu üldse ei meeldi, on see, et see pealmine pind on kumer. Ehk sa päev otsa sisuliselt nagu seisad munakivi peal. Ja nüüd, kui sa pead seda ülemispedaali ka suruma, siis tihti võivad minna näiteks varbad krampi või päkad krampi lihtsalt sellest pinnast. Et mida mina selle jalapuu tüübi puhul on teinud, ma lihtsalt võtan relaka, lasen need ribid siit maha ja jääb sul ilus sile pind. Ülemispedaali ma tavaliselt ei puutu, sest kui sa selle alumise pedaali siledaks lased, siis see ülemine natukene liigub sulle ka lähemale ja selle võrra on sul veidikene lihtsam seda tüürimist teha. Selle jalapuuga ma ei oska nagu väga muud midagi, kui lihtsalt minema visata. et ta nagu ta toimib, te saate hakkama, aga ta on nagu nii kuidagi vähe efektiivne, ma ei teagi, kuidas õigesti öelda, et pigem nagu siis võtta kas või midagi sarnast. Teine asi, mis mul nende selliste tüüpi jalapuude puhul üldse ei meeldi, on see, et see tross tüüri juurest jookseb siit ülevalt sisse, see teeb siit kaare mööda seda plastik vagu ja siis ta läheb siia ette, kus ta kinnituskoht on. Ehk see tross hõõrdub mööda seda plastikut.
kui sul on uus paat tehasest otse, siis see asi toimib päris okeilt. Aga nii kui see natuke vähe kasutatud on, see hõõrdumispind on nii suur, et sa pead jubedalt nagu vajutama, et see tüür üldse nagu mõjuma hakkaks. Selle tüüri puhul või jalapuu puhul ega sellest nagu mööda minna ei saa, et siis ta lihtsalt ongi selline variant, et mida teha saab. Siin taga peaks olema 2 vedrut all, jah, on näha siit ka. Et ühesõnaga, kui see idee poolest see vedrut tõmbab praegult seda ülemist pedaali tagasi, on ja minu arust on see täiesti nagu mõttetu, et see vedru natuke tekitab seda takistust siia juurde ja lihtsalt, ma ei tea, võitsid need vedrud välja võtta, et siis ta jääb nagu vabamalt käima. Ja üldiselt kõik need tüüri asjad, millega sa juhid paati, peavad olema üli kerged ja ilma mingisuguse takistused, et siin ta ka natukene see plastikõõrumist tekib. Mina ise, kui ma ka oma näiteks rendi VK-sid ümber ehitan, siis mina teen alati kõik paadid ette tüürimise peale. Eestüürimisel on nagu ainult plussid. Esimene näeb paremini, esimesel jookseb see paad rohkem kitsamalt kokku ja kui sa paned sinna 2 tüüri jalapuud, oletame, need on ühesugused, paned seina sisse, siis nad on, need juba oma olemuselt on nagu üsna lähestikku, sa saad sõita suhteliselt põlved koos, mis on kiireks sõiduks nagu ülioluline. Tagant tüürimise suur miinus on see, et tüüri jalapuud on reaalselt sul 60 senti laiad, umbes nii silma järgi. Ja see tähendab seda, et sa pead sõitma jalatarkis. Jalatarkis sõites sul jäävad põlved kokpiti rimmi alla, sa ei saa teha jalgadega tööd, pool su keha jõust on juba ära võetud puhtalt sellega, et sa pead sõitma jalatarkis. Ja kuidas seda vältida või kuidas sellest mööda minna, siis mina oma paatidele olen kõigile teinud taha plaadid jalapuude vahele. Ehk sisuliselt siis tekib paadile topelttüürimine. Kui näiteks sul on paat, mis on ainult tagant tüüriga, siis ma vean lisatrossid tagant tüürilt ette jalapuudele, tagumistele ja oma trossid alles. Mis ma teen on siis see, et ma tõmban siit selle pinna tõmban samamoodi siledaks ja ehitan siia taha täpselt siis selle mõõdus veginast vineerist jalapuu. Ehk siis tagumine saab tuua samamoodi jalad keskele, paadil säilib topelttüürimine, tagumine ei hakka esimest segama, sest jalad on sellest jalapuust sisuliselt siin kõrval, esimene tüürib ja kui nüüd tekib vajadus, ma ei tea, võhandul või ükskõik pikemal matkal, et vahepeal on vaja teisel tüürimine üle võtta, kuna esimene tahab ennast kohendada, siis on hästi lihtne lükata korraks jalad laiali, teed selle hetke ära, kui esimene oma asjad valmis saab, pani jalad keskele ja esimene saab tüürimist jätkata. Et siis jah, et asja üks väga siis suur mõte sellel jutul on see, et viige tüürimine ette ja tehke taha jalaplaat. Et see nagu annab teil väga palju mugavust juurde, väga palju kiirust, eriti kui on nüüd madal vesi, te märkate kive varem, esimene märkab kive varem ja saab kohe tüüriga reageerida, ei ütle tagumisele, et vaata kivi seal kuskil ja siis on juba 5 sekundit möödas ja te olete juba kivi otsas enne, kui ta juba pöörama hakata. Nüüd, millised jalapuid mina tüürimiseks kasutan, see on hästi nagu individuaalne. Ma ei ütle, et see on õige või ainuõige, et nii peab tegema, sest mina ütlesin, et igaüks peaks endale leidma sobiva. Mina olen enda jaoks leidnud sobivaks lahenduseks just sellise süsteemi, et sul on see siin on seina küljes kinni ja see alumiiniumrels koos siis selle jalapedaaliga, kuhu sa jala peale toetad, sõidab siin siini sees. Sellel on nii plusse kui miinuseid. Väga suur pluss on see, et sa saad kinnitada trossi otse siia taha selle alumiinium siini külge. Ehk sul ei ole ühtegi S-takistust kuskil mööda plastikut, mis siis seda trossi kinni poob. Ja see siin liigub üli lõdvalt. Ja reaalsus, kui sa seda kasutad, siis on see, et kui sa nagu põhimõtteliselt toetad oma päkat siia vastu, kannad on maas ja päriselt ka mingisuguse 2 sentimeetrise liigutusega. Sul on juba tüür ühelt poolt risti, ühesõnaga ühelt poolt servast saad keerata teispoole risti. Et üli kerge, üli kiiresti reageerib ja see ei pea nagu
hakkama nagu sellel jalal näiteks, kui sul seal trossid ei ole ka väga hästi välja reguleeritud ja tõstad jala üles, siis hakkad kuidagi varbaga suruma seda siia põhja, et ometi selle kurvi välja võtaks, on ju. Et sellepärast mulle need õudselt meeldivad. Nüüd nende siinide suur miinus on see, et tal ei ole püsivat toetuspinda. Ehk siis siin kogu aeg liigub. Ja kui sa nüüd tahad hakata jalgadega tööd tegema, siis see siin justkui sul läheb eest ära. Et see nüüd natuke maitse asi on ju. Et mina alati olen öelnud, et aga siis hoia natukene teist poolt seda jalga rohkem vastu, et sul lihtsalt tekib see endal see tunnetus. Kogu aeg sul see surve pedaalidele mõlemal on sama, aga siis kui pöörad, siis natukene lased teist pedaali järgi. Et maitse asi, minule see meeldib. Ja teine suur pluss on see, et kuna mina oma paatidega kõikidega teen ka suvel matku merel, siis seda on nagu ülilihtne reguleerida klientidele enda järgi. Et sa ei pea hakkama mingit trosside pikkust muutma, sa ei pea kuhugi siia väga sügavale sukelduma, siin ei ole väga mingid osi, mis katki lähevad ja nii lihtne see tegelikult ongi. Ja väga suur pluss on see, et kõikidel nendel tüürilabad, jalapuudel, mis mul siin laua peal on, kõikide nende augu vahe on täpselt sama. Ehk kui mul tuleb teha sest paat näiteks sellistega, lihtsalt lasen 2 mutrit lahti, tõstan selle välja, panen selle seina sisse tagasi, ma ei pea neid sisse lamineeritud polte hakkama liigutama oma vahel, et nad nagu üks ühele, põhimõtteliselt polt on lahendus. Loomulikult siin on natukene mingid spetsiifilisi modifikatsioone vaja teha, et ilusti sul toimiks ja kõik oleks nagu peab, on ju. Aga jah, ma ei tea, kõik tootjad on kokku leppinud, endal see augu vahe on, kus oli 37 või 38 sentimeetrit ja see on nagu teeb minu elu väga palju lihtsamaks, et kui ma nüüd pean vahetama. Ja loomulikult kõige vingem variant, kui teil on nagu enda paat ja seda rentida ei plaani, on ju, et sul ei ole vaja seda jalapuude kaugust kogu aeg muuta ja kõrgust ja nurkasid, siis selline lahendus on nagu minu arust kõige vingem. See konkreetne nüüd on Elo Surski paadile pakutavad jalapuud. Et siin on tõesti, sa oma päka või ütleme jala paned siia vastu ja siis päkkadega tüürid paati. Ja siin on samamoodi, et see tüüritross tuleb tagant otse siia üles kõrva sisse. Teil ei ole mingit takistust, see on põhimõtteliselt otse tagant tüürist otse jalapuusse ja üliefektiivne ja ülimugav. Sa saad nii paati edasi jalgadega suruda, kui ka siit pulbarist tõmmata ja samal ajal siis päkkadega reguleerida. Et aga selle miinus on nüüd see, et see eeldab, et sul on spetsiifilised siinid paadi külgedel. Ja iga kord, kui sa natukene seda nihutad siia-sinna, sa pead ka kohe trossi pikkusi reguleerima. Et see ongi sellepärast, et ta sobib sul nii-öelda enda paati, sa ükskord paned selle paika ära, võib-olla paar korda veel teed peenhäälestust ja nii ta jääb. Et kui sul iga päev pead, sa annad paadi uuele kliendile ja ta hakkab jälle seadistama, siis see võtab tohutu aja ja sellel ei ole mõtet. Et me ise sõidame, meie enda paatides on, ütleme, sarnased lahendused. Siis see paat, millega me Võhandul nagu võistleme. Aga matkapaatides, mida me siis aasta läbi kasutame, ees kasutan mina sellist lahendust ja tagaistujal jäävad need originaal jalapuud. Lihtsalt ma need alumised ribid lasen rellakaga maha, et see pind oleks sile, et mul oleks nagu jalga siledal pinnal palju mugavam hoida, eks, kui siin kumera peal. Ja siis siia taha ma siis aretan jalatoe plaadi, nii et tagumine saab sõita jalad keskel. Nii et jõudu tööle ja jõuate veel Võhanduks oma matkapaadid veidi kiiremaks tuunida.